No nii, sõbrad, me oleme jõudnud oma rännakutega Paistusse, selline koht on Paistu. Ja siin on ka selline küllaltki äge kompleks, et sellistes väikestes kohtades on hästi läbimõeldud, siin kummimatid maas, kõik on nagu äge. Käisime muide sealt Paistu puu juurest, sõitsime mööda ja Paistu rahvale tervitused, seal oli, hoolimata sellest, et täna on ligi 30 kraadi sooja, seal oli lume varisemise oht, oli kuupi seina peal, et kui te satute Paistusse, siis ikkagi hoidke ühe silmaga jälgige seda katust, aga hakkame vaatama, proovima neid masinaid, mis variandid meil siin on. Ja esimene asi on nüüd jälle see asi, et seda masinat ma olen näinud väga paljudes erinevates kohtades ja ma jään teile, sõbrad, nagu vastuse võlgu, et kas siin nagu peale liigutamise on veel mingisuguseid eesmärke, et antud juhul siin ma ei tea, ma lükkan, aga ma ei kujuta ette, et mis ma siit nagu peaksin saama. Et suur mõistatus minu jaoks, et ta on väga paljudes välijõusaalides on ta nagu olemas, aga peale selle, et ta nagu olemas, peale selle tal nagu mingisugust muud väärtust minu silmis ei ole. Siin on nüüd selline, vot sellist me ei ole näinud, see on see uus variant, on siis velotrenažöör. Ja ma ei tea, siin ma ei tea, mingi punn on, ma ei tea, kas sellest äkki saab mingisugust koormust kruvida juurde või sai kunagi. Ta on suht kinni, et ma eeldan, et sellega sai omal ajal seda koormust juurde pandud siia. Hea, et mul on see mikrofon, sest muidu oleks nii, et need segajad seal hakkaksid päris tugevalt seda meie saadet lõhkuma. Mida? Ära segan. Aga selles suhtes siin on on täitsa selline, sa teed midagi, aga väga märkimisväärselt midagi nagu ei toimu, et parem kõnni lihtsalt jookse hüppa kargani. Aga nüüd on see pink, mida me oleme näinud erinevates kohtades, kus saad seljale ikkagi väga korraliku venitus. Nii, selg, tõmme ja lähed ette ilusti. Siin jälgid seda, et maksimaalne venitus, käed maksimaalselt ette, tõmme ja tagasi, tõmme ja tagasi. Ja just see osa on selle harjutuse võti. Hästi korralikult töötab ükskõik kus, millises maakonnas me oleme neid masinaid vaadanud ja proovinud, alati töötab. Et see on nagu selline kindla peale minek. Stepperi osas ma olen juba skeptiline. Stepperiga on see teema, et ta on selline pigem võrreldes nende spordiklubidest ja ta ei ole veel ka siin maaküljes, ta on üsna ohtlik. Et ma pigem ei soovitaks ja see nurk näeb hästi väikseks. Et spordiklubides on see, et see käe liikumine, ta läheb sügavale välja, et see ülakeha venitus on suurem, aga antud juhul siin on mingi meistrimees on ilmselt võtnud sellise ma ei tea, jõulupuhkuse või midagi, et seal on näha, et ei ole pikka aega sellega tegeled. Vaatame siis sealt otsast alustame, et vaatame need masinad ka kõik järjest üle. Et päris paljud masinad on meie jaoks tuttavad. Siin on muide ka sellist natukene retronurka, et seal on, näete, selline näitatank, selline, näha, et teda on vist elu jooksul mingi 100 korda värvitud, et iga kohalik omavalitsus, kes on tulnud, on seda siis üritanud värvida. See on vähe kulunud, on jälle uus pandud. Aga see on selline hea valimiskampaania, häälepüüd ja häälemagnet. Värvid ära siniseks, palun, näete, me värvisime, me tegime korraliku töö, kõik valijad ja kohalikud muidugi väga kiht. Siis hakkab võim vahetuma, koorub see sinine maha, läheb roheliseks näiteks, tulevad rohelised võimule. Siin selle koha pealt ma olen nagu öelnud, et see on nagu hea massaažilaud ja tegelikult saab siin siis teha kõhtu. Ma olen proovinud selle peal kõhtu teha ja ma panen jalad sinna, ma tõusen istukile, aga ma ise soovitan kõhtu teha niimoodi, et kõigene alati kontrollid, et see pink on ilusti siin tugevalt kinni. Hopp, näiteks selline asi. Saad külgedele liikuda, et näiteks selline variant. Siis sa saad siia pingi peale astuda, tõused ülesse näiteks, et sul on veel mingid lisaraskused käes, tuhara osa jalg ilusti töötab. Et selles suhtes selle pingi pealt, kui ta on olemas, siis samamoodi kõik võimalikud kätekõverdused, kitsad kätekõverdused, et jällegi, miks mitte, et sa saad siin teha päris palju erinevaid harjutusi. See nüüd on alaselg. Nii.
alla ja ülesse ja ma ütlen, et jube ebamugav. Vaat spordiklubis on siin ikkagi polster, et kui sa oled kohalik paistuatleet, siis võta mingi padi kaasa, pane nendele jalgadele alla, et muidu jääb nagu natukene selliseks valusaks. Minu lemmik, rööbaspuu, triitsepsi surumine ja alati ma vaatan nagu seda osa nagu, et nagu pead üle pea ei ole, et ma ei tea, mis sa siin teed, sa hakkad lõuga tõmbama. Et miks see nagu nii kõrgel peab olema? Sinna ronimine on nagu omajagu, et isegi siin, okei, ma ronin siit peale, võtan ilusti mugavat stardiasendi, ma liigun alla, liigun üles, liigun alla ja liigun üles. Et töötab hästi, rind, triitseps, kõik ilusti töös. Muide, kes ei tea, siis ma olen võtnud alla viimase nädalaga umbes 5 kilo. Täna oli kaal oli 84 kopikatega, et tegelikult korralik saavutus ja toitumisest põgusalt, et ei ole kahjulikud toiduained, on kahjulikud toidukogused. Et ma olen seda söömise osa, lihtsalt ajaviite söömise olen nagu välja võtnud, aga sellega seoses see vorm ka on oluliselt paremaks ja teravamaks läinud. No nii. Siin on siis lõuatõmbekang. Lõuatõmbe osas võid ka sellist asja teha. Alternatiiv on TikTokile. Sa võid sellist asja teha näiteks. Ja loomulikult traditsiooniline lõuatõmme. Hopp ja tagasi. Et väga hea, kui selline pink on olemas redeliga, sa saad ka igasugust erinevaid harjutusi teha, et kas või selline lihtne seljaveenitus. Et töötab hästi. Jalg. Kes ei tahaks jalga treenida, jalg peaks saama selliseks jämedaks. Nii. Vares kraaksub. See vist äpuga vist läbi ei tule, see varese kraaksumine. Mul sõber, kes kalal, oli mingisugune 36 tundi kuskil mingi Harjumaal, mingi järve peal, mingi saare peal püüdis kala ja siis tal oli mingisugune kajakas, panigi kuivalt terve aeg, kui ta seal saare peal oli. Vend üritas telgis magada. Siis vana mulle kirjeldas seda kõiki neid õudusid ja kannatusi, mis ta pidi läbi tegema. Ja seda oli päris naljakas kuulata. Ma saan aru, et inimesel on halb, et vend ei ole magada saanud. Ja siis vana sajas, kurat, ta läks kuhugi mingisse teise saare otsa, siis puhkas natuke, siis tuli tagasi jälle röökis. Et jalg, ütleme, kui me harjutusest räägime, otseselt mingit väga suurt tööd ei ole, samas jalg töötab ja võtad mingisuguse, ma ütlen, et nutiseadmine nokid seda, samal ajal teed kükki, et mina peaks ju ütlema, mingid nutiseadet ei ole, aga oleme ausad, päris paljudel on nutiseade taskus ja vaatad mingisugused, vastad kiirelt mingile võib-olla küsimusele või vaatad mingi asja üle, paned siis selle taskusse ja samal ajal sa oled saanud nagu tööd teha, nii et hundid söönud, lambad terved, selline natukene hea vaheldus. 2 pinki, need on meile tuttavad pingid juba väga paljudest erinevatest saalidest ja siin me hakkame nüüd tegema, vaatame kumb see peaks surumise pink olema. Nii, surumise pink enda keha raskusega alati on selline, see peaks trummipõrine olema. Vaatame, kuidas see töötab. Töötab nii nagu kõik teisedki. Et jällegi, palun vaata, ma lähen sellest pingist kaugemale ja nüüd ma saan teha oluliselt sügavama venituse. Hopp, ja ma lähen isegi ülakehaga ettepoole, ainult selleks, et rinnale suuremat venitust saada. Ja küünarnukid lükkan kaugele eemale ja siin ma saan rinnavenitust veel rohkem. Kui on küünarnukid lähestikku, töötab rohkem triitseps, nii et tegelikult väga hea masin, korduste koha pealt, ma ütlen, et kui sa tahab poole, tuled sellest seljatoest ettepoole, mingisugune 15-20 korda võiks ükke teha. Ja see pink on jällegi see sama pink, mis siis ma pean hästi ettevaatlik olema. Ma ei tea, miks ta nii ohtlik on, et ja jällegi, ta peaks olema keharaskusega seotud, aga ta ei ole. Keharaskus on ikkagi oluliselt suurem ja jällegi, et kui sa teed nagu ühe käega, põhimõtteliselt, kui ma siin nüüd nagu vaatan sinna kuupikaupluse suunas tee peale ja ise samal ajal nagu teen, siis iseenesest ega töö käib. Vaata, siis ei toimu üldse mitte midagi, kui sa istudki kodus, oled seal kuskil oma mingisuguses voodikeses, sööd saia, jood kellukese limonaadi, et siis töö ei toimu nagu midagi. Et ikkagi, kui vähegi võimalus, siis ikkagi kasuta neid lahendusi ja ma
ma tean, Tank tahab juba panna siia jälle onu TikTaki, et miks see TikTok, võib-olla vaata mõned nooremad vaatajad ei saa aru, et mis selle TikTokiga on. Vanad kellad käisid, pomm käis see all, liikus see mingisugune kellamehhanism, et ja selline saade oli onu TikToki seiklused. Ja see on ka TikTok või? Ja tee on konarlik. Ma kujutan ette, et sa tuled siia saali ja siis on mingi täitsa võõras vend on siin vastas. See põrnitsete üksteist ja teete võidu TikToki, et või sünkroonis kuidagi mingit selliseid ilusaid asju. Aha. See on nüüd see osa. Siit võtab ilusti, avab kogu selle vöö, kesktelg ja noh, jällegi. Et midagi töötab, mingid lihased töötavad, miks mitte, võtad siin, hoiad sellest rooliratast kinni, annad minna, et ei ole midagi halba öelda, siis nad kõik on ühesugused. Ja noh, nüüd on jälle see osa, kus... Hommikune koht teeb virgeks, käpad kärmeks, seljas hirgeks. Okei, ma lähtun, et see äkki on siis tõesti mingi käteringid ja ma ütlen, et kui ma nii pidi teen, siis mul on suht ebamugav. Et võimalik, et ta on mingi mõeldud nii, andke mulle sõbrad andeks, kui ma olen sellest nagu valesti aru saanud. Ja see on siis selline ratas, ketas, mis peaks olema. Ma tean, mis asi see on. Vaata, siia paned, Tank näitan, siia otstesse paned tähed, siis sa paned priss näiteks, auhind, ja siis tuleb see, siis kohalik kogukond on õhtul, on see, venelastel oli kunagi see pooled judess, ja siis, priss, kastid stuudiosse ja siis hakkab see mingi... Uskumatu, 35 000. 32 000. Et noh, tegelikult jah, ütleme nii, et iseenesest ma ei tea, kas see nüüd tõesti on selline asi. Ma jään vastuse võlgu, ma see on jubedalt kulunud, et siin on mingi augud, ma ei tea. No. Või on äkki igaüks tuleb oma vändaga, lükkab siia mingi kõedi ja siis hakkab väntama, et noh, mingisugune seapõrsas on juba ootab oma järge ja siis on teada, õhtul on hakkliha tulemas ja siit siis nagu teisega. Tõesti, sõbrad, ma jään vastuse võlgu, aga selline kummaline aparaat, mida me oleme nagu näinud väga erinevates kohtades ja kummalisustest veel visasid, vendasid, jälgige. Et see kõik on tegelikult jumala huvitav, mis me selle oleme kokku pannud. Me käime, no ütleb praegu, kus me siin, mis koht see on? Kus me oleme? Paistu, jah, Paistu on ju. Ja siis me tahame minna veel täna veel mingisse Holstresse ja ma ei tea, millise järjekorras need saated tulevad. Aga Tank ütles mul, lähme Karksi nuiasse ka. Mis me sinna läheme? Aga mul on seal juba inimesed ootavad meid, et seal on rahvariides, seal on aluse peal, on meile mingid puuviljad valmis pandud. Ma hästi ei usu seda, aga mine sa tea, võib-olla vastab tõele. Igal juhul jälgige visasid vendasid, pange sinna like, siis kommenteerige, siis ma ei tea, jagage oma tuttavatele ja noh, huvitav on ju, oleme ausad, et saate koos meiega seigelda. Igal juhul näeme järgmises saates, mingi kärbes ründab, olge tublid ja järgmiste kohtumisteni.